Äripäev püüdis Siim Kallaselt saada vastuseid tema juhitud R-hoolduse rahaallikate kohta. Nimelt maksti suur osa 1999. aasta Reformierakonna Riigikogu valimiskampaania kuludest sularahaga. Vastuseid aga ei tulnud. Seega otsustasime selle teema kohta küsida Kallaselt silmast silma selgitusi. Äripäevast paar küsimust. Millist? Meil on nüüd dokumendid, mis näitavad, et 99. aastal viidi R-hooldusesse 1 miljon krooni sularahas. Jätke järele. Te olite siis R-hoolduse juhatuse liige. Palun öelge, miks teie erakond on siiamaani öelnud, et see raha tuli seminaridest, R-hoolduse raha tuli seminaridest? Jääb vastamata. Et meil tegelikult on need tõendid olemas, et see raha ei ole seminaridest tulnud, et see raha, mis sinna R-hooldusesse jõudis, seal olid pangalindid ümber, et kuidas see on võimalik, et neid toodi sinna? Ammud seda ajad. Vabandust, kas Euroopa Liidu eelarve teemal tuleb küsida? Jah. Aktuaalsele kaamera. Kallas andis lahkesti intervjuusid teistele ajakirjandusväljaannetele, kes soovisid temaga rääkida Euroopa Liidu teemadel. Kallast saatnud abiline manitses meid intervjuu ajal, et me lõpetaks eurovoliniku küsitlemise. Et tööjõukulu on Euroopas, Ma olen ajakirjanik. ja seal tööjõukulus on sees nii palk kui sotsiaalmaks. Et seda töö maksustamise vähendamine tähendab Ma pean oma tööd korralikult tegema. Küsisime Kallase käest uuesti, kes on tema valimiskampaania kulud kinni maksnud. Mis raha eest on teie valimiskampaania kinni makstud, et kes selle raha on andnud? Kui te ütlete, et see on vana teema ja te ei mäleta, et mul on dokumendid kaasas, me saame seda meelde tuletada. Nii. Nüüd asub ta andma järgmisele väljaandele intervjuud. No, miks ta neile annab intervjuu, miks mina ei saa intervjuu? Это сделано сейчас, это обсуждается в Европейском парламенте. Kas teie tippteemad, millest võib rääkida, et selles suhtes see on ka samamoodi, ma ütleks isegi võib-olla olulisem teema. Kuna me jätkuvalt ei saanud vastuseid, tegime talle veel kord ettepaneku selgitusi anda. Miks te praegu ei võiks minuga koos neid dokumente vaadata ja neid vanu asju meelde tuletada ja selgitusi anda? Et mis siin on siis varjata sellist? Kes need ärimehed olid, kes selle sularaha R-hooldusesse tõid ja katsid kinni valimiskampaania 99. aastal? Võib-olla te oskate mõne nime nimetada? Nägemist. Aitab, nüüd aitab tõesti. Minge ära nüüd, minge välja siit. Olge lah, minge, jätame ära nüüd, aitab küll. Me lähme samamoodi ju välja. No hea küll. Aga võib-olla me siis lepime kokku mõne aja. Ei. Pärast meie kohtumist saatsime uuesti kirjalikud küsimused. Kallas vastas, et erakonna esimehena ta ei tegelenud annetustega, ei küsinud ega võtnud neid vastu. Ta jättis aga vastamata küsimusele, kas ta erakonna esimehena tundis huvi partei rahastajate vastu. Seega võib endiselt arvata, et Kallas on teadlik erakonna varjatud rahastamisest.